kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama kõige näärilikumat NBA saadet siin maamuna peal, ehk siis Kuulbeti 6. viga. Erisaade nimega Näärid NBA meeskondadele. Mina olen näärivana Ardo ja mul on 2 vastikut päkapikku täna stuudios nimega Otto ja Henri, kes hakkavad traditsiooniliselt siis. Meil on iga aasta selline saade, kus siis jõuluvanalt võidakse küsida, aga kuna kuupäevad läksid meil näpu vahelt ära, siis sel korral on näärid. Teet, mitte Teet Maros, vaid Teet. Näärivana, noh, kurat eesti keel. Näärivana. Ja nagu ikka, iga tiim ütleb ühe soovi ja näärivana siis ütleb ei või jah ja proovib põhjendada ka, vahest ei pea põhjendama. Mõnikord on vastus siis ei. Ja kuidas me tiimide järjekord, kuidas nad siis... No, nagu igal aastal suvaliselt tulevad igast linnast eri aegadel, aga seekord lihtsalt on üks päkavik kerki on puud, ehk siis 2 päkavikku peab tegema rohkem tööd, aga pole hullu, me oleme 2 jalga, 2 kätt, 2 silma on olemas, saame hakkama. Nii, aga mis rannikul me oleme praegu siis? Nii, päkavik Otto tuleb siis New Orleansist. Ja te peate tulema minu juurde, seepärast, et ilmselgelt nagu näärivana seal mandri peal ei pärja väga. Aga New Orleansist tuleb päkavik Otto ja ütleb, ai on, kogu aeg on katki sai on, mis ma selle saianiga teen, kas saadan ta ära või üle vee? Ma arvan, näärivana arvab, et koligi kogu see tiim minema sealt kõige oma Zioniga. Jätke need inimesed ja nende lootused rahule. Ei, aga see uus manager tahab selle Derek Queeniga edasi minna, et kas nüüd Zion sobib selle Queeniga kokku või pigem peaks Lasma Queenil siis olla see ainus kuninganna selles linnas. Me oleme seda kõike nii palju juba näinud seal linnas. Aitab küll, ma ütlesin, jätke need inimesed rahule. Neil on väga hea NFL-i meeskond. Las jäägu see. Kas me teeme samale tiimile mõlemad soovid? Ei, siin igaüks, mul on 15 linna, sul on 15 linna. Okei, mina soovin Indianast väikese sooviga. No. Kas näärivana, et Indianapolises võib-olla ei ole käinud, aga meil on seal üks Halliburton. No. Ja tal oli suur trauma, aga me näeme teda mees juba liigub ja teeme nii, et ta tuleb enne selle aasta lõppu korraks ikka platsile ka. Platsi kõrval ta juba käib seal kommenteerimas ju. Et äkki mängiks ka, no? Ülikonnaga või? Ei, platsil. Ma küsin siis vastu nagu tiimi käest, et mis selle point on, kui te viimased olete? No, mis selle point on mängida või ennast ohtu panna seal aasta lõpus enam? Ei, no nad võib-olla tõused veel natuke, neil on aega ju. Noor poiss. Mängivad sinna play-in'i piirile ennast. Las teenib pappi, ei ta nii para ei tule tagasi, I'm sorry. Sorry. Nii häid arsti ei ole Moskvas isegi. Nii, tuleb päkavik Otto siis Sacramentost. Kas teil mõni asjalik linn ka on, kus tulla või? Alguses tulevad need pahad lapsed ainult. Jõuluvana Vivek Granadiv, August Talleronis. Kumb nüüd alles jätta, kas Zach Lavine või Domantas Sabonis? Päris paljusid üllatab see vastus, aga jäta Zach Lavine alles. Lähen Granadiivi juurde, aga ta ütleb Stauskas vastu. Nii, päkapik tuleb Memphisest. Pane püss ära vähemalt. Mulle ütles üks soomlane, ma ei ütle kes, üks soomlane ütles, et palun vii Ja Morant ära, kas sa saad midagi teha? Kusjuures ma arvan, et saan. Et maailm on suur ja lai. Küll teda kuskil ikka tahetakse. Ja ma isegi ütlen, et meil pole vahet, mis vastu tuleb. Peaasi, et Ja Morant läks ära. Jah. Nii, päkevad Bostonist.
parem, vahelduseks midagi. Vahelduseks midagi paremat. Vastus on, ma tean, mis sa küsid, vastus on jah. No jah, ma siis ütlen Mazulale ka, et elu läheb märtsis paremaks. Nii. Päkapikk tuleb Portlandist. Näärivana. Palun ära pane Jonesi Pillupsit vangi. Miks? No, Diego Splitter läheb juhal hästi. Tuleb, ma ei tea, kas ta treenerina jätkab, aga ära pane siis vana legendi vangi. Ma küsin vastu, mis teil temaga pistmist on enam? Ei olegi. No, siis ei huvita ei teid ega mind see teema. Päkapikk tuleb Chicagost. Jõuluvana, ei, vabandust. Näärivana. Kuidas lahti saada Leedu vanast? Sellepärast, et ega me muidu siit play-inist ei pääse mitte kunagi, kui veel kaarte jagab Arturas Karnissovas. Ma arvan, et te peate kaugemale vaatama kui Arturas Karnissovas sellele probleemile kõhtu. Kas Masai Ujiri oleks ka parem asendus või? Asi ei ole selles, ma pakun. Aga no kuidagi raske on elada aastast aastasse, nähes, et rahvas tuleb saali, rahvas tuleb areeni, on ju natukene noort talenti ka, okei, mõni küll vaatab alaealiste poole, aga hea küll, elame selle üle. aga no kurat, iga aasta sama asi. Ma arvan, et vaata üle leeduka õla Reinsdorfile silma ja küsi, miks see kõik nii on. Et kas Josh Giddy viib meid tõotatud maale? Ei vii. Okay. Josh Giddy ei vii kedagi tõotatud maale, sellepärast OKC-st minema saadetigi. Seal ei ole lollid mehed, ma ütlen. Näärivana. Seekord Päkapikk tuleb Milwaukee'st. Ja seekord Päkapikk soovib sedapidi, et tee nii, et Jannis ei lähe ära. Kas sa saad nii teha? Jaa, Jannis see aasta ei lähe ära. Väga hea. Päkapikk tuleb Atlantast. Näärivana, kas Forever Young või Young One Last Time? Ma küsin siis vastu, aga kumba sa tahad? No ma rääkisin siin Atlanta linna peale ka, ega siin muidugi osad ei saa aru valge inimese keelest. Räägivad vastu, et yo, brother, I don't know shit about NBA. Aga näib, et Jalen Johnson on valmis seda tiimi üle võtma, aga samas meil on olnud ikkagi 7 aastat Trae Youngi, ta oli see mees, kelle vastu me vahetasime ära Luka Doncic'i ja saime vastu siis Trae Youngi ja kes see teine mees oli, kas keegi mäletab enam? Ei, oli ju mingi Duke'i mees, issand, ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Cam Reddish. Trae Young ja Cam Reddish for Luka Doncic. Aga meil on probleem sellega, et me ei tea, kas me oskame ilma Trae Youngit edasi minna, sest ega keegi teine meil mängujuhti otseselt ei ole. Teil oli prooviperiood juba ära ju, jumala hästi läks. Jaa, tõsi. Kusjuures ma pean ütlema, eelmises saates ei Päkapikk Ottol mainimata, et tehti siis 30 detsember varahommikul tehti ajalugu NBA-s, et siis 2 venda ja 2 nõbu, ehk siis 4 lähisukulast tegid NBA rekordi, 4 peale visati 95 punkti, Shea Gilgeous-Alexander viskas 39, Nickeil Alexander-Walker 30, Cason Wallace 17 ja Keaton Wallace, Cason Wallace'i vanem vend, kes mängib Atlantas, viskas 9. Aga see selleks, nii, Päkapikk Henry. Päkapikk Henry Philadelphiast. No ei tule neid normaalseid linnu, Meie meeskond on praegu 7. kohal. Palun, 2 osas on soov. Palun tee nii, et me jõuaks play-offi, meil ei oleks mingisugust jändamist ja teiseks, et me play-offis saaks mängida nii, et meil on Embiid ja Paul George olemas. Terved, mängivad. Ei jäta mänge vahele. No seda viimast kindlasti ei saa, et nad mänge vahele ei jäta, sellepärast, et teil on üks või nagu diil juba selline, et üks mees ei mängi kõiki mänge. Aga see on ju põhijooaed ainult. Äkki ta play-offis mängib ikka järjest, kui vaja on? Ei mängi. Üks mängib, teine ei mängi, okei, teeme niimoodi. Üks mängib alati. Jah,
ja teine ei mängi. jah. Aga see üks mängib päris hästi juba praegu tegelikult. Ta, nagu mitte hästi, vaid okeilt. Paul George. Jah. Okeilt mängib. Mitte selle raha eest, mis te talle maksate, aga okeilt. Ja play-offi, ütleme ausalt, asutas ükses konverentsis, kus ei ole raske sinna saada. Vaadake Chicago Bullsinu. Näärivana tulen Detroitist ja kaks asja on. No. Palun tuliselt, siiralt, anuvalt ja ausalt õpeta viskama Ron Holland, Jalen Duren ja Ausar Thompson. Okei, vali üks neist. Ja teine asi on, et näärivana, see oli üks pool soovist, teine pool soovist, et mida peaks tegema, et Jaden Ivey muudkui drive'iks, mitte ei viskaks. Okei, sa tahad Nääri imet saada, et keegi neist kolmest viskama hakkaks. Neist kolmest üks mees vist võib-olla äkki ikkagi õpib viskama. See aasta. See Ron Holland võib-olla äkki viskama. See aasta. No, märtsiks. Ei. Ja... Okei, aga kas Ivey'ga aitad välja? Või peaksime äkki üldse ära vahetama Jaden Ivey, et tema aeg on läbi saanud siin Detroitis? See on päris huvitav küsimus kusjuures. Ma arvan, et ei ole läbi. Seal midagi on nagu. Seal oli midagi. Võib-olla ma vastasin sellele küsimusele just selle viimase lausega, et seal oli midagi. Vihjeks. Backupik tuleb Los Angelesest. Nii. Näärivana. Õpetaja. Oota. Millisest linnaosast ta tuleb? Ta tuleb Lakersi linnaosast. Okei. Lennujaama lähist. Krüptist. Krüptilisest saalist. Õpeta meid kaitset mängima. Kuradi 8. maailma ime loodata. Me tahame play-offis midagi teha. Meil on kaitset vaja. Ja kaitse jaoks on tahet vaja ja kahjuks Näärivana tahet ei näe. Või on vahetust vaja? Veel. Ei vahetust, see ei aita. Sest et vahetus ei pane teid tahtma. Aga räägi siis meie onu Redikuga ja see. Redik ka ei oska seda juhendada, see pole tema teema päris, aga teil on pingi peal mehed olemas, kes täitsa jagavad seda biiti ja vahest peaks kuulama, mis vanemad inimesed räägivad. Äkki peakski Redikule ütlema, et ta kuulaks neid. Mitte Redik, vaid mängijad võiks olla need, kes vanematele inimestele, ka Redik on neist noorem teistest, jah. Näärivana tulen Inglewoodist ja vaatama kristallkuuli, kas Kawhi peab pistutama rohkem puusid, et Adam Silver teda rohkem ei uuriks või peame tegema vahetusi, kuigi meil pole midagi muud kui pakk, virtsa ja see teine. Või siis valikuid ära arva, mida meil nagunii ei ole, nii et MP peab meid trahvima kuidagi. Kas seal kuskil mingi soov ka peidus või see on niisama lalised? Ei, no ma tegin ju ilusa luuletuse esiteks ja ma palusin, et sa vaataksid oma kristallkuuli, et mis sellest uuringust saab, sest meil on All-Star mäng tulemas veebruaris. Meil on uurimine käimas, meil oleks vaja teada, kuidas see laabub, sest see natukene määrab asju ja lisaks meil on vaja mõelda, mida teha nüüd Ivica Zubac'iga, mida teha James Hardeniga, mida teha Kawhi Leonardiga, kas meil on vaja, kas me peame hakkama õppima lõpuks ometi noori arendama või mis me peame tegema? Okei, esiteks teeme ühe asja selgeks. Ma olen Näärivana, mitte selgelt nägija Zelda, eks ole. Teiseks, sul on seal tiimis haigus sees. See on vaja välja ravida. Mis selle haiguse nimi on? Annan vihjeks. Vist on Poolmer või? Ei, see oli ju see robotmees. Jaa, Kawhi Leonard. Selge, eks ma siis teil Lawrence Frankile mõned kõned ja mis seal ikka. Tyron Luud, ta on niisugune backupik, me mõtleme, et ta meile ei meeldi, et me saadame ta ära. Backupik. Tehke veel mõni loll otsus, andke minna nagu. Kütke edasi.
Päkapikk tuleb Houstonist, linn, mis on küündimas nüüd uueks mõrva pealinnaks, sest seal on sarimõrvar, 34 tapmist juba, aga linnale on vaja positiivset uudist. Kas me võiksime jõuda konverentsi finaali see aasta? Ei pea finaali jõudma, konverentsi finaali. Ma arvan, et enda arust ikka peate finaali jõudma. Et lausa finaali? Mis teil see Van Vlieti tagasituleku kellaaeg on? Van Vlietile oleks tervist vaja küll. Ja, aga millal see plaanis oli? Kas ta nüüd sügisel läks lõhki alles või? Jah. Crap. Ei, siis ei saa, jah. I'm sorry. Konverentsi finaali ka mitte. 1-3. Ei saa, jah. Mine sa tea, et finaali ei. Jah. Aga konverentsi finaali miks mitte, ma ütleks selle peale. Vaadates siin suurte kõikumisi, siis ütlen selle peale, miks mitte, sest et teil seda grit and grindi on seal küll. Kogemusi ka. Jaa. Näärivana. Tulen San Franciscost. Aita meil leida vahetus, kus keskmes on Jonathan Kuminga, anname talle kaasa vajadusel soojad kindad. Sinna peab mitu kasti viina kaasa panema selleks, et selle tehingu tegija piisavalt purjus oleks, et ta selle ära teeks. No, ma sain Ujiri, kes muidu võtab need Aafrika mehi kokku, enam Torontos pole, sellepärast mõtlesin, et anname kindad kaasa, eks ole. Aga kas äkki Utahil oleks huvi või... Mul on hea soovitus. Danny Ainge muidugi võtab ta kopikatega. Ma pakun, et sa ei saa nagu rinnutsi sellele tehingule peale minna. On selge, et teised ei ole nii rumalad, et siuksele töölile 24 minutit. Sacramento Kings? Domantas Sabonise vastu, palun väga. Päkapikk tuleb Bostonist. Näärivana. Bostonist käis juba. Juba käis või? Ma käisin juba, ma isegi ei pidanud küsimust küsima, ma sulle see vastus, et märtsis tuleb. Väga hea, siis on olemas. Orlandost on käinud või? Ei ole. Võtta Orlandost. Orlandosse soovime Näärivanalt tervist uueks aastaks. Ma kartsingi, seda te tahate. Ja teil on seal hea soe. Need maod küll kimbutavad hirmsasti. Jah. Aga ma ükspäev Näärivana vaatas jõulutelevisiooni ja seal näitas mingeid uusi trappe. Sa mõtled neid Pürma püütaneid või? Jah. Neid on palju, jah. Jah, aga ei, selles mõttes, et ma arvan, tervis on kevadeks olemas. Püsige lainel nii kaua. Saame Wagneri tagasi. Ja, püsige lainel nii kaua, et sees oleks. Ja kannatage ära ja siis saate tõotatud maale. Äkki tuleb tore play-off siis? Ja, teise ringi ikka saate. Päkapikk tuleb Miamist, tal on 2 soovi. Esiteks esimene soov on see, et Mar-a-Lago viidaks kuskile Wisconsinisse. Et me ei peaks tegelema selle teemaga seal. Aga kui seda soovi ei saa täita, mis on arusaadav, sest muidu Ice saadab su siit riigist välja või kuskilt, ei ta tegelikult ta saadab kingituse võib-olla sinna Venemaale. Aga teiseks on siis see, et meil vajab täitmist iga teine paar, nii et viia All-Star mängule Norman Powell, et tema saaks All-Star. 32 aastat esimest korda, keskmiselt 23 punktiga mängus. Esimese soovi peale ära unusta ja Tiet Maros Mar-a-Lago on väga hea koha peal. Ja teise soovi peale Miks mitte? Ta eelmisel loel oli nii lähedal juba Los Angeles juba puudub nii, et... Aga Ida-konverentsis ei ole mitte kedagi. Nagu, miks mitte Norman Powell võiks olla 12. mees? Aga Bämma teeb aiu saab või? See on päris huvitav küsimus, aga kuna see on juba 3, siis ma seda ei ütle. Okay. Näärivana. Päkapikk tuleb Brooklynist. Me ei soovi midagi suurt, lihtsalt tee nii, et Michael Porter Jr. enam sotsiaalmeedias ei räägiks. Minu Hiina sõbrale on kõik lubatud. Väga hea. Nii kaua, kui sa mu pentsu ostad. Porter Jr. pait lõpuks. Päkapikk tuleb Philadelphiast.
ja ega muud ei juba käis. Juba käis, selle jätsin, vabandust, jätsin kuulamata. Sel juhul tuleb backup'ik hoopis Clevelandist. Ja ega siin midagi muud ei ole, kui meil on vaja selles mõttes, kas sa saad meile kinkida mõned käärid ja paki kleeplinti ja võib-olla mingi kinkepaberid ka, sellepärast et me peame selle suure neliku ära lõhkuma, et teha mingisugune muutus enne, kui see hooaeg läheb aia taha. Lihtsalt anna meile nõu, et kelle me sinna kingipaberi sisse paneme. No teil seal keskel üks puhvis mees. Aga sa seda väikest juplakat ei taha panna? Seda keegi teine ei taha, jah. Aga kui Evan Mobley panna Janni seest? Tugev maybe, aga ma juba Milwaukee'l lubasin, et see aasta Jannis ei lähe kuskile. Okay. Backup'ik tuleb Kanadast. Ja Bonjour. Näärivana, kas me saame play-offi nii, et ei kuku ära, et praegu me heal kohal, 4. koht, et me ilusti saame play-offi sisse ja teeme ka hea play-offi? See aasta saavad idas kõik soovijad play-offi. Lihtsalt on üks selliseid aastaid. Backup'ik tuleb Charlotte'ist ja Charlotte'il on ainult üks asi, et kas me saame juurde sealt sinu backup'ik sellest kingituste laost saame juurde äkki mingisuguse kuldhambaid, hõbehambaid ja plaatinumhambaid, sellepärast, et meil siin üks mees tahab endiselt näidata oma hambaid, mitte mängida võitvat korvpalli. Ja me täidame kõik ta soovid, sellepärast, et miks ka mitte. Iseenesest nagu mis puutub nagu näärikinkidesse, siis see mees tegi mind juba tühjaks. Millega? Ei no kõik need säravad ja läikevad asjad viid minema nagu arakad oleks käinud. Aga kas, või äkki peaks üldse selle mehe ära saatma, et kui ta juba selle lao tühjaks saatis, et lähme edasi siis Connu Knüppeli ja Brandon Milleriga. Onu Conniga. No te ei saa seda teha. Te ei saa seda tõsiselt mõelda, te olete pakrati selle peale. Jah. Rahaliselt ei sobi see. No TikTokis ma kaotaks kõvasti vaadatavust. Backup'ik tuleb San Antoniost. No, päris tõsiselt. Mida te tahate sealt? Mida te tahate? Mida teil veel vaja on? 2 väikest asja, et San Antonio ei lähe hulluks, ei tee vahetusi, arendab noori ja teine väike asi, et meie tulnukas katki ei läheks enam. Selle looal. Ta on juba katki all. Minu arust mõlemal puhul, teil oli 2 küsimust seal, on ja? Mõlemal juhul põhjendan ka siis, on ja, et uudisega, et selles mõttes, et esimesele küsimuse vastus, et hulluks ei läheks, te seda juba tegite, et ei läinud hulluks, kui teatasite, et ei ole mingist Janise diilist huvitatud. Ja teiseks, minu arust on tulnud ka ravi ja tagasitulekud praegu väga nagu külma peaga normaalselt tehtud olnud. Et aga te ei meeldi mulle endiselt. Backup'ik tuleb New Yorgist ja küsib, et kas on nüüd kas on pakkuda mingit hullu särki või mingisugust varuvõtjat psühhiaatri haigla sellele kabiinile, et me saaksin hoida James Dolanit veel natukene aega seal kinni kuskil, et ta ei segaks seda, mis meil praegu on tekkinud, et meil üle 50 aasta oleks võimalus finaalis mängida. Finaalis siiski üle 25 aasta või vist, aga nagu ma ei tea, päriselt tiitli peale üle 50 aasta. Noh, iseenesest on vaja veebruari lõpuni ära kannatada, et kas selleks ajaks saame hullu särgi, et me vähemalt kuni veebruarini hoiame seda meest natukene kammitseis, et saame vastu pidada, et me ei keeraks seekord midagi pekki. Et jälle uus treener või? No kas uus treener või siis ma ei tea, uus Jannis, kui siis me vahetame pool tiimi ära ja siis loodame, et Jannis ja Branson kahekesi asendavad pool tiimi, no mis iganes. Ei, ma ei usu, et teil midagi hullu on. Et peale Bransoni ma ei näe ka teil asendamatuid mehi. Ja kas saaksid piletihinde ka alandada?
nii et sest mul on kahju neist fännidest, kes seal tänavatel kisendavad, et ping-pong, aga ei saa piletit osta. jah, aga näed sa mõnda tühja istet seal kuskil või? Ei saa, jah. Kes meil veel tegemata on üldse? Läänes on hunnik tiime. OKC on tegemata. Denver, meil on veel Houston oli Minnesota, Phoenix, meil on veel siin Utah täpselt, meil on ka Dallas tegemata. Davai Dallasest ja Utahist, hoidke mul meel mustana siis, no davai. Tule Dallasest. Mind huvitab väga pikune Utahist, aga mis te Dallasest tahetakse saada? Sa võid ise olla, mul ei ole mingit soovi. Näärivana aitan meil leida üles neid miljonid, mis Nico Harrison on kuskile maas, sest me ei ole ikka veel sellest üle saanud ja me arvame, et kuskil on mingi konspiratsiooniteooria ja juba arvatakse, me paranoilised, aga no kurat, siin peab miskit olema, me ei saanud Cooper Flaggi nagu niisama, see on liiga hea, et olla tõsi. Aitame leida need rahapakid üles, või aitame leida Nico Harrison üles, kus ta peitu läks pärast seda kinga saamist. Oota, ma ei saa aru, millega te rahul ei ole siis nagu? Me tahame seda raha saada, mida Nico Harrison kuskilt sai selle tehingu tegemise eest. Me tahame endale saada seda raha. Et te saite Cooper Flaggi? Ei, sellega me oleme rahul, aga me tahame seda raha saada, mida Nico Harrison sai. Te ei saa niimoodi neid asju teha, selles mõttes, et teil on konspektid sassi läinud seal Dallases, täitsa loiliks olete läinud. Selles mõttes, et see, mis ta seal üleval kontoris tegi, oli nakkav tõenäoliselt. Sa said Cooper Flaggi ja tahaks Lukat ka veel alles. Ei saada aru, et miks... Me ei taha, me oleme teinud rahu sellega, et Luka on LA-s. Nii. Me oleme õnnelikud, et Cooper Flagg on Dallases. Nii. Me tahame jagada linna peale laiali selle raha, mille Nico Harrison sai, ma ei tea kust, aga no ta pidi mingi rahapakikese saama, et teha see vahetus... Te ei ole järelikult rahu teinud, noh. Su küsimuses on vale sees juba. Just, meie linn ei ole rahu teinud ja sellepärast meil on vaja leida rahapakid ülesse ja me saaksime kõigile anda raha, et me saaksime minna edasi selle peatükiga. Kas sa tahad Nico aadressi saada? Nico aadressi, ma tahan seda, kus laibad on maetud, kus raha on maetud. Mul on vaja kõik andmeid. No Nico on ilmselgelt ikka veel Cancunis ja sest valus on ikka veel, noh. Ma võin öelda, et kuskil on üks maa, kus on üks kanal. Backupik tuleb... Ja seal on failid. Backupik tuleb... Ei. Backupik tuleb Utah'st. Neid ei ole kellelgi enam. Ja Utah'st küsis minu käest, õige jõuluvana küsis minu käest. Õige jõuluvana, kes elab Rovaniemis, küsis minu käest, et mida me selle... Lauriga peale hakkame. Tal on karjääri parimad aastad. Mida me teeme ta? Pere tahab suusatada, see on väga lihtne küsimus. Kuskil mujal ei saa... Meil on juhatust vaja. Tähendab, esiteks, tulen su väidete juurde, õige jõuluvana. Jõuluvana ongi üks jõuluvana. Mina olen näärivana. Hello! Ja teiseks... sit back, relax ja see tehing tuleb sinuni. Danny Ainge'i kiuste või? Ei, selles mõttes, et see õige tehing pannakse lõpuks laua peale. No see peab olema ikkagi tehing, mis ta Danny Ainge teades nagu Danny Ainge'i, siis... Odavalt ei lähe. Ei, selles mõttes, et Utah saab kõik, mis ta tahab. Selge. Näärivana tule. Kuigi ma arvan, olles näärivana ja et jõuluvana küsib, siis sinu soomlane sinna Utah'sse sureb ka. Arvestades eriti, tõsiselt rääkides, siis Danny Ainge'iga, keegi ei ole valmis seda hinda maksma. Näärivana, tulen päikesemaalt, ära saada Kaman Maluaki meie maalt, sest on Sudaanist pärit ja praegu saadetakse kõik ära, aga ta oli meie drafti 10. valik ja me ei saa temast loobuda, meil läheb nii hästi ja kui see Maluak veel kasvab heaks tsentriks, sest Mark Williams on kogu aeg katki, siis on meil lootust, mida me ei ole tundnud 5 aastat. Arizonas. Et ära palun saada Kaman Maluaki Sudaani tagasi.
ta küll ei saa platsile, aga küll ta kunagi saab. See Närivana sõber on Trump ja see... Ei ole, Närivana sõber on Vladimir esiteks ja Vladimiril on õnneks pilt babaga, et ma võin teile seda korra laenata, kui asi teemaks peaks minema. Aitäh. Nii, kus veel ei ole käinud? Oklahomas? Meil on veel Minnesota, meil on veel Denver ja Oklahoma. Backupik tuleb Minnesotast. Kõik on hästi, lähme edasi või? Ei ole hästi. Siin looma poole. Mis meil ei ole hästi? Ma tahakski teada, mis meil ei ole hästi? Mis Närvale käest küsid? Minu käest küll küsis, sa pead soovima midagi. Kinki tahad saada? Ei oska midagi soovida, et mängujuhti tahad anna Edwardsile ajusid. Nii et sul oli võimalus, nagu sorry, ma olen praegu Phoenixi backupik, me pole mitte sittagi, nagu me pole mitte midagi ja siis meie tahame nagu ühtegi väikest asja, sina ei soovi mitte ühtegi, teil on mängujuhti vaja ju, meil on mängujuht Colin Gillespie, ta on võimalik saada 3 valiku eest ja Jaden McDaniels. Mis Colin Gillespie? Ja on meil saanud Phoenixis olemas. Sükene mängujuht, kes on praegu alustav mängujuht, kes teeb 16 punkti ja 6 söötu. Ma kuulsin Colin Gillespie, mitte Colin Gillespie. Kurat, ma pean selle välja lõikama, mis sellepärast, et YouTube saab jaole seal muidu. Ja Colin on vanaks jäänud ja mängujuht oleks vaja. Ja. Aga teil on mingi kondid seal Minnesotas, äkki need kondid aitavad seda... Mul on tunne, et meie omanikud on liiga vaesed. Küsi siis! Raha juurde, häid toetajaid. Nii et? Närivana. Noh, kumbas sa oled? Oklahomast tulin. Jätan Denveri backupback Henryle. Ega muud ei ole, kui et meil läks Jalen Williamsil suvel ranne katki, anna talle uus, sest muidu me saame järgmisel kevadel ja suvel suure pakki. Te olete saanud nüüd aastaid järjest kõike, mis te tahate. Me saame ainult 1 tiitli, see Golden State sai 4. Ja teil on tuba manti paksult täis, et vaadake ise, kuidas oma asjad korda saate, sellepärast, et teil on kõik vahendid selle jaoks olemas, te ei pea Närivana juurde tulema selleks, et imesid paluda. Peate terved olema. AJ Mitchell, you are the chosen one. ei, selles mõttes, et teil on tuba paksult vahendeid täis. Kõikide teiste tiimide, kõik vahendid on teie käes, et teha midagi, mis on vaja teha vajadusel. Kui tahad veel sõrmuseid? Tahame väga. Siis on vaja midagi teha. Me tahame olla esimene tiim pärast Warriorsi, kes võtab back-to-back tiitlid. Nii, Närivana. Tulen siis sealt miili kõrguselt. Ja Denveris... Kas sul hapniku veel on? Hapniku on. Okay. Meil on vaja ainult seda, et vanad mängimehed, veteranid oleks terved, noored on tublid, meil on Stroother tubli, meil on Spencer Jones tubli, meil on Peyton Watson tubli, meil oli head vahetused. Ma tahaks tiitlit saada. Te just saite ju. Just said teie ju. Ei, aga nad said 2 aastat tagasi, 23. Me tahame uut. Me väärime seda. Meil on... Milwaukee vääris ka, nad ei saanud mitte sittagi, nad said ainult vigastusi pärast seda oma tiitli. Nemad saatsid tiimi laiali, meil on tiim. Milwaukee ei saatnud tiitli, nad kogu aeg vigastada. Me tõime Bruce Browni tagasi. Jaa. Ma pean tunnistama, et te olete vaeva näinud ja tublid olnud. Teeme nii, et ma annan teile pisut tervist, aga hakkama peate ise saama. Sellest piisab, et meil oleks Aaronid ja Murrid oleks terved ja Jokic kindlasti terve. Ja ma arvan, et need inimesed on kõik väga motiveeritud ka seal pärast eelmist aastat. Backupikud tulevad veel ka seekord veel 3 kohast. Esiteks tulevad üks backupik, kes tuleb 2 linnast korraga, tuleb Las Vegasest ja Seattle'ist. Ja palub siis, et Närivanalt, et sa räägid, et sa annaksid meile kingituse, võib-olla on see mingi ümbrik, kus on mingi kompromiteerivad fotod, mis iganes see kink on, meil on vaja midagi, et vähemalt Seattle saaks 28 tagasi areenile. Sest seal on päris... Kas sellist ümbrikku saaks? Sest seal on päris fännid, mitte Las Vegases. Saalid on tühjad.
ja kui Las Vegas ei saa, see on okei, võib saada ka Kansas City, võib saada ka mingi St. Louis, võib saada ka Vancouver tagasi, mis iganes. Okei, ma pean Vladimiriga rääkima. aga see on tehtav. Ma pean taga rääkima, kas meil on mingid fotosid. Sealt te fotod saabki taha. Tsüaniid sobiks ka või poloonium. Ei, fotosid on sul vaja, et otsust on sul vaja ju mitte kedagi maha lüüa. Meil on võib-olla mingi konkurents Mexico City's, et kulub ka see ära. Aga kes tahavad ise ka saada? Ei ole, okei. Ja siis tuleb üks päkapikk Adam Silveri kabinetist. Nii. Ja Euroopa küsimus või? Ja palub kingitust, et Euroopa NBA hakkaks käima. Kas me saame teada uuel aastal, et NBA hakkab käima? Ei, no seda ta hakkab käima, aga meil oleks vaja nagu head õnne sinu mingi kingi, ma ei tea, talismaniga või amuletiga, et me saaksime Euroliiga lisata kinda ja näidata, et saab teha ka tippkossu Euroopas kasumlikult. Kusjuures teadsin, et siuke palve tuleb. Rääkisin Vladimiriga sellest. Vladimir ütles, et saab, aga ühel juhul CSKA tahab ka mängida seal. Raha ei haise. Raha Adam Silveri jaoks ei haise, ma arvan. Aga äkki peabki siis Näärivan küsima seda, et CSKA ei saa mängida, aga ilmselt mängib Spartaks. Lähis-Ida tiime mängib, Dubaid ja need mängib. No need mängib näguni, aga küll leiab Näärivan. Põhiline NBA Europe ja Dubai on sees, nagu see kõige parem. Ei, selles mõttes tulles nagu selle teema juurde natukene, siis nüüd meil on teada, et 2027 midagi alustab, eks, aga pange tähele tõsiselt rääkides, et kui see hullumeelsus seal Ukrainas läbi peaks saama, siis CSKA on sipsti selles NBA värgis sees. No võib nii minna ja Beckham tuleb veel naiste NBA-s ka ja palub, et palgad tõuseksid 400%, sest mida sa naerad? Ei, ma arvan, et Vladimir ütles juba, et ei. Sellepärast, et Caitlin Clark on toonud meie mingi superfänni buumi, meil on Angel Risk, kes valutab sotsiaalmeedia, meil on kõik olemas, meil on naised, kes on mingi naiste ajakirjade esikaantel. Kas me saaksime lõpuks nagu parema palga? Draymond Greenil oli vastus olemas, tee 360 tonk, siis saab. Kas Näärivan on samal arvamusel? Sest muidu me peame muidu peavad naised mängima mingi seal sügisel või mis iganes, praegu talvel peavad mängima kuskil Euroopas, et saada lisaraha. Tublid on küll 400% on palju, äkki saavad 200%. Joo, aga teil on eelmised võlad maksmata ju veel. Kellele? Te küsisite Meestele. Osa tuludest. Nii, kuna liiga oli tugevalt miinuses, siis teil on võlg maksmata. Ja nüüd tahate palga tõusu saada, et no me tegelikult tahaksime võrdset tasu meestega, aga me saame aru, et kuskil peab alustama. Sovinist, misoküün oled. Misoküün. Jaa, aga selleks, et vaata raha anda, peab seda olema. Selleks, et peab olema seda. Rassist. Seda raha ei ole. Ei, selles mõttes, et 1+1 peab võrduma 2 ja me teame kõik, et Adam Silver on väga tugev selles. Ühte asja peab juba tunnistama, Euroliiga palkadega saab asju võrrelda juba. Meeste Euroliiga. Ei saa, see on väga üksikud. Võib-olla Eurocupiga, isegi see on kahtlane. Väga üksikud. Euroliiga tasemele võiks ju jõuda. Pigem nagu see on see... Nad saavad kõrvalt nagu juurde need väga üksikud nii palju, et neil viskab täis, aga mitte väljaku peal. See on ikkagi, ma mõtlen, et ta ei ole küll päris Eesti meisterliiga, aga ta on nagu... Ei, nii hull. Aga Poola meisterliiga on küll, ma arvan. Ei ole. Ei ole. Ei, selles mõttes ikka natuke rohkem. Nad saavad seal ikkagi 100 000, et see ei ole päris... Parimad saavad, aga enamik saavad, me räägime siin 20 000, 30 000. Ei, nad on 50 midagi. No jah, aga see on... Nad muidu ei mängiks nagu. Selles mõttes, et Kusjuures Euroliigas ei saa ka kõik sadades, kõik ei saa. Kõik ei saa, jah. Teate, mis on? Ma soovitan lihtsalt vaadatavuse tõstmist. Nii? Kostüümi muutusega. Seksist. Aga see on vähemalt soovitus. Ainult soovitus on. Jah, seks müüb. Seksist.
aga selge. Aitäh, Näärivana. Kas sul on veel ka lõpetavad sõnum meie kuulajatele, vaatajatele siin aasta algusesse? Siin on vist head uut aastat saab soovida veel. Oota, mis see kuupäev on? Nüüd on jaanuaris 7. või 6. jaanuar. Kumb? See on väga oluline vahe. Kas pudel või nii et? 6 peaks, ei, 7. Siis olge vait, see on pudeliga. Selge. Aitäh, et vaatasite, aitäh, et kuulasite, kui teil on paremaid ideid aastavahetuse saadeteks, kirjutage meile 6viga@gmail.com või kirjutage meie YouTube Messengeri chati, mis meil on väga aktiivne. Aitäh Eno Astokile selle eest. Ja Näärivana toob ka Erki tagasi. Näärivana toob ka Erki tagasi, toob äkki ikka külalisi rohkem järgmisel aastal. Ja kui te ise, muidugi Näärivana, sa isegi nagu ei maininud ära, et meil on Kuulbett ja Lumioravat ka ikkagi peame tänama siin aasta alguses. Kuulbett on ammu ära mainitud ja Kuulbettile suur aitäh. Panustage vastutustundlikult, aga meie kõik olles seda nüüd juba ma ei tea mitu aastat teinud, siis erinevalt Otost, muidugi me oleme vastutustundlikumad olnud panustamised. Meil on kõik läbi proovitud. Ja selles mõttes, et see on põnevam. Jah. Kui sa vaatad mängu, kus sul kas või 1 euro peal on, et sellepärast, et sa valid poole. Jah. Kas või keset mängu valid poole. Kui hakkad magama jääma, kellaaega nii pane eur peale. Ja sul on võimalus teha see põnev lõpp, et Washington juhib 10-ga, aga sa tead, et ta kaotab nagunii. Siis... aga mitte Memphise vastu. Ja Lumioravale ka. Minule maitseb endiselt vaarikas ja see purgi, see laim on ka väga hea. Ja kui saate teha ise podcasti, mis on veelgi lõbusam kui see, mis täna võib-olla oli teie arvates, siis vaadake podcastrent.ee ka kahtlemata üle. Aga praeguseks head uut aastat. See pudeliga sa lammasna. Päkapikk, mitte lammas. No praegu käitusid nagu lammasna. Head nääri. Head nääri kõigile, vot, väga hea. Just.